ja Kasepää külapäeval siis ajame juttu Larissa Roosimägiga ja kas need nukud, mida me siin näeme, on kõik teie tehtud? Ei ole minu poolt tehtud, nad kõik minu poolt korjatud, kogutud. Et te olete nukkude kollektsionäär. No, viis jah. Milliseid... Aga mul ei olnud eesmärgi kunagi korjada nukke, lihtsalt kunagi meeldis mulle üks nukk, me ostsime pärast teine, pärast kolmas ja nii hakkas see asi. Aga mis liiki nukke te kogute? Erinevad, mis hinge jaoks meeldib, siis ostan. Aga mida me siin näeme, siin on nüüd pipid ja sipsikud ja sõjamehed ja mis teil endal kõige huvitavam siin on? Mul lihtsalt meeldivad, ma räägin, et mul ei ole süsteemi, mille järgi mina neid kogun. Oot, kui ma näen, et kuskilt müüakse või keegi viskab minema ja mul see asi meeldib, siis ma võtan endale. Ainult selle järgi, ainult hinge järgi. Kui kaua sobi teil olnud on? No, nagu suurem osa sobinud, aga need ei ole kõik mul ainult 1/3 siin. Aga milline nukk kõige vanem näiteks siin on? Kõige vanemad, ma arvan, et see oli kõige esimene nukk, mis oli ostetud ja selles nukkus see asi hakkas. Ja edasi kõik minu tuttavad, sõbrannad teavad, et mul väga meeldivad nukud, kes kingib, kellele kodus ei ole vaja, siis kõik toovad mulle. Mis teeb teie jaoks selle nukkude maailma põnevaks? No ma ei tea, kuidas vastad selle küsimas. Mul on kõik meeldib ja kõik on minu jaoks põnev. Ja on see teil niisugune esimene väljapanek või olete varem ka teinud? Ei, see hakkas umbes 10 aastat tagasi. 10 aastat tagasi? Ja. Olete põliselanik Kasepääl? Ei ole, me ostsime talu 15 aastat tagasi ja 2014 aastat ma läksin pensioni ja jäin elada siin. Praegu töötate ka või? Suvel. Mis tööd? Natukene muuseumi töötaja. Meie Peipsi. Täna siin Kasepää külapäev käib, et millised on teie külapäeva emotsioonid? No see on minu lemmik küla loomulikult, mul meeldivad rahvas, meeldib väga loodus ja see küla jääb mulle hinges. Aga tore ja head külapäeva! Aitäh!